Jätkame siis sellega, et vaatame üle, mis on need peamised eesmärgid, miks OKR metoodikat organisatsioonides rakendatakse. 3 peamist: parem strateegia, kommunikatsioon ja elluviimine, teravam fookus, parem koostöö. Ja vaatame neid siis täpsemalt. Kõigepealt strateegia elluviimine. OKR metoodika aitab tuua organisatsiooni strateegia inimestele lähemale ja läbi selle siis luua paremat mõistmist ja omaksvõtmist, mis siis omakorda aitab kaasa strateegiliste eesmärkide saavutamisele. Kuidas ta seda teeb? Metoodika annab ette hästi selge struktuuri eesmärkide ja võtmetulemuste näol. Need on siis OKR metoodika 2 peamist komponenti. Läbi selle, et strateegilistel eesmärkidel on ühtne ja selge vorm, muutuvad need lihtsasti jälgitavaks ja seeläbi ka mõistetavaks. Ja kui inimene mõistab ja hoomab paremini suurt pilti, siis on tal ka lihtsam aru saada püstitatust eesmärkidest ja tervikust üldse. Läbi siis eesmärkide ja võtmetulemuste struktuuri seotakse iga tiimi ja indiviidi panus peamiste strateegiliste eesmärkidega, mis siis omakorda aitab kaasa ühendumise suurendamisele. Kui nüüd OKR metoodika kasutusele võtmise peamine eesmärk teie organisatsiooni jaoks on strateegia elluviimine, siis võiks vastata järgmistele küsimustele. Miks on nii, et meie strateegia elluviimine on seni ebaõnnestunud ja mis on selle ebaõnnestumise tagajärg? Ja siis vaadata ka teist poolt, et millist olukorda me soovime. Et millist mõju avaldab see senisele töökorraldusele ja tegevustele, kui strateegilised eesmärgid on kõigile hästi teada ja tegevused selle järgi joondatud. Edasi teine punkt. Fookus, teravam fookus. Fookuse seadmine ja hoidmine on olnud üks OKR metoodika väljatöötamise lähtekoht. Ja seda fookust me saame siis vaadata 2 tasandil. Fookus organisatsiooni üleselt ja fookus tiimisiseselt. Organisatsiooni tasandil me paneme fookuse paika organisatsiooni strateegias ja see on siis lähtepunktiks selleks, et tiimid saaksid seada oma OKR eesmärke. Fookus aitab meil lahti mõtestada, millised on need tegevused, mis avaldavad mõju siis strateegias kirjeldatud võtmetulemustele ja millised vastupidi mitte. Fookuse hoidmise seisukohalt on oluline, et OKR eesmärkide sõnastamise etapis me pöörame tähelepanu sellele, milline on eesmärkide omavaheline vertikaalne kooskõla, siis ülevalt alla. Aga siin on oluline ka teine pool. Meil on vaja pööratada ka tähelepanu nendele tegevustele, mis ei ole seatud prioriteetidega otseselt kooskõlas, kuid mille tegemata jätmisel võib olla suur mõju edaspidi. Ehk siis see on oluline meeles pidada. Fookus tiimi tasandil tähendab eelkõige seda, et tiimi liikmed panustavad kokkulepitud mahus oma aega seatud eesmärkide elluviimiseks. Üldine soovitus on, et OKR eesmärkide osakaal võiks olla 40–80% kogu töömahust. Aga siin võib olla erandeid. Näiteks OKR metoodika on hea meetod tugitiimidele selleks, et hallata enda prioriteete ja seeläbi siis vältida seda, et kogunevad mingisugused lisanduvad tööülesanded, mida ei ole algselt kokku lepitud. Kui nüüd fookus on just see lähtekoht teie organisatsiooni jaoks, miks OKR metoodikat rakendada, siis võiks vastata järgmistele küsimustele. Miks on täna nii, et meie organisatsiooni fookus on vajalik? Mis on peamised põhjused? Mis seda põhjustab? Ja mis tagajärjed on sellega kaasnenud? Ja siis vaadata ka teistpidi, et
millist olukorda me siis soovime. Et kuidas meie organisatsioon töötab siis, kui fookus on paigas ja millised tulemused siis sellega võiksid kaasneda. Kolmas aspekt, koostöö suurendamine. Selle tulemuse saavutamise jaoks on siis oluline mõista seda, kuidas moodustatakse OKR-tiimid. Sest just sellest aspektist sõltub, kas siis koostöö tiimide vahel suureneb või vastupidi hoopis väheneb. Ja siin on 2 poolt. Kui me ei soovi hierarhilist organisatsiooni kultuuri, siis peaksid olema OKR-tiimid moodustatud funktsioonide üleselt. Ja vastupidi, kui me siis moodustame OKR-tiimid lähtuvalt organisatsiooni hierarhiast, siis me saame vastupidise olukorra, ehk siis OKR-metoodika hakkab toetama ja süvendama just hierarhilist kultuuri. Ja OKR-tiim selles kontekstis on siis tiim, kellel on ühine eesmärk, kes siis seab endale ühise OKR-i. Kuidas moodustada OKR-tiime? Siin võivad olla jällegi erinevad lähtekohad. Näiteks üks aspekt, kuidas seda teha, on see, et OKR-tiimid võivad moodustada tiimidest, kes on üksteisest tihedalt sõltuvuses. Selleks võib olla näiteks turundus ja müük. Aga võivad olla ka muud alused, näiteks kliendi elutsükkel, konkurentsitegurid või hoopis veel midagi muud, mis on just täpselt teie ärispetsiifika. Kui nüüd koostöö suurendamine on just see aspekt, miks teie tahate OKR-metoodikat rakendada, siis võiks vastata järgmistele küsimustele. Miks on nii, et täna ei toimi või toimib halvasti koostöö erinevate tiimide vahel? Mis on peamised põhjused selleks ja millist kahju see siis organisatsioonile loob? Ja siis vastupidi, millist tulemust me soovime, et kuidas meie organisatsioon toimib, kui üksuste vaheline koostöö on hästi korraldatud ja millist kasu see siis loob tervele organisatsioonile, meie inimestele ja ka klientidele. Need olid siis 3 peamist eesmärki, miks OKR-metoodikat organisatsioonides rakendatakse, ehk siis strateegia elluviimine, teravam fookus, parem koostöö. Pikemalt saab juba lugeda erinevate aspektide kohta lisatud artiklist ja saan etteruttavalt öelda, et need erinevad aspekte on siis kokku 15. See on siis selle teemaga kõik. Kui sa nüüd soovid rohkem teada OKR-metoodika rakendamise kohta, siis võta minuga ühendust. Sul on võimalik külastada minu kodulehekülge edukaks.ee, liituda uudiskirjaga, et saada siis meili peale infot erinevate artiklite kohta ja jälgida mind sotsiaalmeedias, LinkedInis ja Facebookiks, ikka edukaks nime alt.